värviparandused ja avastasin, et sellise asjaga on eriti hea teha seda 2400 luumenit ja LED ning niisugune lai valgus ja siis on jube hea ära parandada. Hetkel on siis niisama ja nüüd kui valgus järgi lülitada, siis on nagu kõik võimalikud siuksed kräkid on tegelikult hästi näha. Eile õhtul tegin siin pahteldust ja paratamatult, kui on ikkagi siukene vana sein, mitte kipsi all olev, siis tuleb seda sirgu ajamist ikka korralikult, kui sa ei tee lauspahteldust. Aga siin ei ole palju vaja. Veidikene, niimoodi, et jääb siukene teraväär kaob ära ja tekib siukene pilvekene. Ja siis saab juba hakata krunti panema veel ühe kihi peale. 10 mintsa läks siis kokku. Eks siis näha ole, kas sai hea või mitte. Hetkel siis tolmuimega ja niiske rätikuga sein puhtaks ilusti, et saaks nagu teise kihi siis kanda seda krunti peale veel. Vivacolor Vol 7, 2,7 plönn. Vot see on ilus valge. Ja sellega peaks siis veel selle seina siin ära saama. Teist korda ka krunt peale kantud. Ja nüüd laseks terve ööpäeva kuivada. Siis on 100% kuiv. Ja siis saaks hakata nagu tooni peale kandma esimese kihi. Ukse põsed sinna võib-olla panen veel ühe kihi, ehk siis 3. kihi valget, sest valgeks nad jäävadki. Ja siit on näha nüüd siis värvi erinevus. Lagi on siis Zero 2 ehk siis maakeeli peaks see valge olema. See rant, mis sealt paistab, see on siis nüüd see Zero lae ääre rant. Aga kuidas see kõik välja näeb siis, kui on põhivärv peal, seda saab alles näha siis homme.